Premium-liiga 4 vooru kõige kehvem võistkond. Kevin Kaivoja annab avavile ja 5. vooru kohtumine Kuressaare. Ja tuleb sealt päris hästi ja pall on lahti värava ees ja Nõmm jalatõrjega toob nüüd joone pealt ära. Kas käis ka latis esimest korda see pall juba? Kuressaares mängimise aja jooksul vaatame veel seda olukorda. Ohtlik oli. 5 minutit mängitud ja täiesti vabalt saab Alamaa lüüa ja posti tõesti läheb, aga Nõmm tuli ette ja saab Alamaa nüüd jala vahele ja kas saab mööda sealt ka? Saab küll. Kukutatakse ise. Aga kuna pall jääb Zenjovile, siis Zenjov võtab ette ja seal on oigu palju ruumid. Zenjovit veel värava alla ja 1-0 15. minutil Rauno Sappinen. 15 läks aega Sappinenile, et lüüa oma selle liigahooaja teine ja oleme ausad, see oli natukene õhus. Lähme kordusest veel. Algab kõik sellest, et Alamaa, kes on olnud Floral üks teravamaid mehi seni, kui mitte kõige teravam, suudab ette mängida palli Zenjovile. Zenjov on ääre peal, tal on seal väga palju vaba ruumi. Ja siis on juba Sappinen keskel täiesti üksinda. Lukal oli ka keeruline olukord seal, hakkas minema nagu Zenjovile peale, siis sai aru, et kui tema läheb Zenjovi katma, siis ei ole keskel enam üldse mitte kedagi. Ja näete, seal on nagu ülekaalu olukord tekkimas, Sappinen liigub sinna viiekasti joonele ja pea vastu ja olemas. Nõmmel ei ole seal tõstab Kreida nüüd Sappineni suunas ja seal on Nõmm natukene segaduses nagu välja tulekul, et Kolobov siis jah, see, kes pikalt siin sättis ja lõpuks jah, siis Sappinen, Zenjov oli see. Alamaa nüüd siin saab palli võinuks selle lasta ka üle otsajoone nurgalöögiks, läheb ise mööda otsajoont, söödab värava ette, aga seal nüüd teised ei olnud valmis selliseks lahenduseks ja no siin on nüüd natukene kogemuste vahe, kui nii võib öelda, ei ole Alamaal neid hirm palju, aga Johan Vahermägi mängib oma tulnud kohtunikule mõttekoht minimaalselt, mis värvikaarti üldse anda. Kaugelt löök ja päris hästi kukkus see pall ette, aga läheb vist pätt ja Siljev pööras selle peale väljakule selja. Midagi tekkimas, Kuressaarel tuleb löök ka ja esimene löök raami nüüd 38. minutil Kuressaare meestelt. Jüri Soo kasti tagant. Lukale veel paremasse äärde. Lukat uuesti päris head senderdus meeste summa, seal on pall lahti ja lüüakse ka ja latti läheb. Saab ka Kuressaare nüüd ühe korra latti kolistatud, veel on see olukord lahti, veel on pall mängus, veel tuleb ta värava ette. No ei saa, Flora Klaarik seda ei saa. Näeme veel Lukat senderdust ja seda latti lööki siit nüüd ilmselt. Seal oli jah segadust. Ja Sander Sinilaid on mees, kes saab niimoodi pöörde pealt löögile üle puusa. Ja 1-0. Florat oli Martti Pukk. Ja 2012. Vaatame ära selle tulemise korraks. Alamaa teeb siin väga stiilipuhtalt ära, värava ette pall ja nüüd jääb Sappinenil veel üks panemata. Alamaa näitab siin jalge vahelt Vahermägile ja Vahermägi nägu oli ka selline, et 2026 kindlasti meelde. Esimene mäng Eesti kõrgliigas taha posti ja kuidas sealt nüüd ära ei panda. Küsib Toomstik ise ka enda käes, ei löö ära. Unustatakse ära sinna pikenduse järel, on täitsa üksi, aga ja siin oigus eksib nüüd Kivila, aga on no ei olnud võib-olla vaja sinna Kivilal isegi trügida väga selles solo. Hooaeg on muidugi pikk ja juba senine hooaeg on näidanud, et küll ka Teeveli oma võimalused saab. Nüüd on Alamaal jälle ruumi vasakul äärel. Võtab ette sealt teravalt ja Sander Alamaa lööb 2-0, kui 62 minutit on mängitud. Teise poole alguses üritas ja tegi siis Premium-liigas. Ja Sappinen saab siit söödupunkti kirja. Päris terava nurga alt ja kas läheb natukene Nõmme kapsaaeda ka, kui me nüüd näeme sealt võib-olla väravatagusest kaamerast. Tundus, et läks Nõmme ja posti vahelt see pall sisse. Nii, siit peaks ära nägema, mismoodi see sisse lipsas sealt. No jah. Nõmm sirutab käe välja täpselt see. Mängitakse lahti hoopis. Ja Talu tõstab tagumisse posti, sealt on võimalik seda palli rünnata ja tuleb päris hästi Demidovile jala peale ja Kivila võtab ära ja saab selle palli kätte ka enne, kui üle otsajoone läheb. Ei saa kätte. Ei saa kätte, näitab. Pall oli ikkagi üle joone. Talu hästi tõstab tagumisse posti, sealt ka Luka hästi pikendab. Ja Demidov on täiesti vabanud. Tegelikult Demidovil löök ebaõnnestub.
saab siit Kivi mööda ka nüüd Kolopovist, Kivi läheb lööma ja Kivi lööb tagumise posti põrkest 2-1 Kuressaarele. Kuressaare mängus tagasi Andero Kivi, esimest korda vist enam-vähem. Vaatame nii, Luka mängib siit lahti kiirelt. Ja vahetusmehed teevad. Libastub Kolopov ka natukene paha koha peal, aga talusööt on hea ja Kivi löök on super. Andero Kivi. Siit juba on tegelikult teises otsas toimumas ja Floral on suunatakse Jüri Sooselt Flora varumängijate pingile. Nüüd paha olukord natukene ja pall läheb üle värava seal. Kukk saab tõsta ja siis Tšemesjuk ebaõnnestunult üritab suunata. Küll aga nüüd tundub, et hüppelt alama, kas maa koosseisus võttis Topstiku koha. Siit on nüüd võimalus Senjovil minna, Senjov mängib ennast löögil, aga plokk on ees, Sappinen libastub veidi ja Nõmm tassib. Nõmm tassib praegu veel, Sappinen tõstab tagumisse nurka, aga pehmeks jääb see tõste ja Nõmm korjab palli. Ei kasuta praegu Flora, aina läheb Sappinen. Leiab teiselt ääret ikkagi Senjovi üles. Ja sealt nüüd tuleb kaval lükkamine ja Nõmm saab tõrje tehtud. Et parem selline palli ettepoole sinna kuskile mängida, kui lasta kohe jälle ohtlikust tsoonis anda pallikaotus vastastele. Saab täis ja Kevin Kaivoja vilistab selle kohtumise lõppenuks, aga kui ma vaatan emotsioon. Andero Kivi minu juures teist mängu järjest Kuressaarelt. Väga kõva võitlus eeldatava Soosiku vastu, punkte kätte ei jää, aga väga palju positiivset, mida sellest mängust kaasa võtta on ikkagi, oled sa nõus? Jah, me oleme viimast mängu väga hästi mänginud, aga praegu pole punkte lihtsalt olnud, et mängupilt on väga hea. Et üritame ikkagi järgmised mängud punktiga võtta. Praegu see ei ole oluline teie jaoks, aga kui me nüüd mängupilti vaatame, esimene poolega oli rohkem teie kontrolli all, kui 2-0 ära lõite, siis kas Kuressaarel äkki tekkis nagu see olukord, et neil ei ole kaotada enam midagi, et kuidas sulle tundus või kas väljakul nagu ka oli see tunne, et natukene võib-olla kontroll mängu üle läks ära? Jah, esimese poole lõpus tegime liiga palju pallikaotusi, millele Kuressaare sai rohkem mängu sisse ja pärast 2-0 tegelikult väljakul oli selline tunne, et oli vaja seda kolmandat, oli vaja seda neljandat, tundus, et üle ühe rünnaku meil on midagi väga ohtlikku, aga ei suutnud seda mängu ära tappa ja ma arvan, tänu sellele Kuressaare siis